Tere kõigile kuulajatele, vaatajatele, kes olete kuulamas Halastuse sõnum podcasti ja täna me räägime usutunnistusest ehk siis millesse katoliiklased üldse usuvad ja meile räägib sellest isa Tomaš. Taaskord, kes on juba korra külas käinud meil. Võib-olla te olete ennast juba tutvustanud, aga olete siis meie koguduse preester. Ja võib-olla te räägite sellest korraks, et mis on võib-olla uus, mida me eelmine kord ei rääkinud, et mida te õpite praegu? Ja siis ma arvan, et kõik teavad, et ma olen Tallinna Peeter Pauli katedraali koguduse preester, aga sügisel ma hakkasin uuesti õppima, see tähendab, ma alustasin doktorikraadi Lublini katoliku ülikoolis Poolas. Esimene semester on läbi, siis nüüd on teine ja ma loodan, et ma kunagi lõpetan selle. Kunagi. On lootus. Miks üldse preestrid pidid selle doktorikraadi või see vist annab, et sellel oli mingi eesmärk, et doktorikraad? Ja muidugi see ei ole kohustused, et preester peab, aga nagu ma arvan, iga inimesega on nii, et me peame arenema, peame ka õppima ja no ma näen, et kahjuks ma olen palju unustanud just seda, mida ma õppisin prestiseminaaris ja ausalt öeldes mind kutsuti just seal ülikoolis õppima ja mõtlesin selle peale ja otsustasin, et no äkki see on hea mõte, muidugi siin koguduses on palju tööd, aga no ikka on võimalus just aega leida, et õppima. Ja, õppimine nõuab tõesti oma ja on natuke keeruline vahel lugeda väga palju. Aga räägime siis usutunnistusest natukene, ehk siis kõigepealt usutunnistus on, eks ole, nagu missa osa alati. Aga me loeme seda vist ka niisama, et see on nagu palve või mis see usutunnistus endast kujutab? Ja usutunnistus väljendab meie usku ja me loeme usutunnistust mitte ainult pühapäeviti, vaid ka suurpühadel. Ja miks? No, usutunnistus on sõnaliturgia osa. See tähendab, sõnaliturgias me kuulame, loeme kirja, evangeeliumi ja jutluse ajal me kuulame, millest või mida Jumal tahab meile ütelda, preester seletab just Jumala sõna ja pärast seda just usutunnistuse ajal me nagu väljendame või ütleme või soovime kinnitada just meie usku seda, kellesse, millesse, mida me usume. Siis see on nagu meie kinnitus ja ma kuulan Jumala sõna, ma tahan selle sõna, Jumala sõna järgi elada ja ma kinnitan ja ma usun, et minu usk, et Jumala sõna on tõesti tõde minu jaoks. Kas me tunnistame seda nagu iseendale, Jumalale või kellele on see suunatud? Nagu no ma arvan, esiteks endale ja et no usk on, me teame, see on Jumala kingitus, Jumala and, mida kogu aeg on vaja nagu, no ütleme, kinnitada või areneda, sest usk kasvab, muidugi laps usub omamoodi, täiskasvanu usub ka natuke teistmoodi kui väike laps. Ja aga see usutunnistus on selline hetk, et ja ma kinnitan
esiteks endale, et ma usun Jumalasse, et ma võtan vastu just seda tõde ja muidugi kinnitan ka Jumala ees, Jumal, jah, ma usun, et sina oled mu Jumal, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ma usun, et Püha Vaim tegutseb kirikus ja julgustab meie usku. Ma usun ka kirikut, usun, et see, mida kirik õpetab, on tõde. No väga hea, me saame kohe lähemalt rääkida ka täpselt, mida me ütleme usutunnistuses, aga miks te juba mainisite, et me nagu loeme usutunnistust missa ajal alati pühapäevadel ja suurpühadel, aga miks on see otsus tehtud, et nädala sees, kui on missa, siis on natukene vähem pidulik alati, aga miks me usutunnistust ei loe siis? Ja siis me teame, et pühapäev või pühapäeva missa on katoliiklaste jaoks nagu nädala keskpunkt, kõige tähtsam punkt ja tavaliselt pühapäeva missa on pidulikum kui nädala jooksul. See tähendab, et on näiteks 3 lugemist, esimene, teine evangeelium, tavaliselt laulab koor, on rohkem inimesi, võime öelda, et kogudus koguneb kirikusse, et olla koos, et koos palvetada, et koos olla. Ja just sellepärast me loeme usutunnistust just pühapäevadel või suurpühadel, mitte nädala jooksul. No muidugi mis püha missa nädala jooksul on niisama tähtis kui pühapäeval, jah. Aga muidugi pühapäev alati kirikus on olnud eriline päev, see on nädala kõige tähtsam ja kõige tähtsam päev, issanda päev, Kristuse ülestõusmise päev ja sellepärast just, et nagu rõhutada seda päeva tähendust, me loeme ka usutunnistust. Ehk siis nädala sees missa selles mõttes on sama tähtis, et missa ise on ikka sama, aga muidugi pühapäeva oma on selles mõttes pidulikum ja kuna on pühapäev. Aga me teame, et on 2 usutunnistust, on apostellik ja on Nikaia usutunnistus. Et võib-olla räägite natukene, kust nad on tulnud või kuidas on tekkinud 2 või miks on 2 usutunnistust? Isegi on 3. Mis on 3? 3 on ristimise usutunnistus. Seda kasutatakse väga harva, aga näiteks kui toimub ristimine, näiteks pühapäeval, missa ajal, siis me ei loe usutunnistust, vaid vastame preestri küsimustele, kas sa ütled lahti näiteks saatanast, kas sa usud Jumalasse, kas sa usud Jeesusesse Kristusesse, kas sa usud Pühasse Vaimusse. Ja siis on nagu 3 vormi ja tavaliselt me loeme just pühapäevadel või suurpühadel loeme Nikaia Konstantinopoli usutunnistust, sest see on nagu õige nimi või aposteliku usutunnistust. Äkki ma räägin praegu just Nikaia Konstantinopoli usutunnistusest, sest see usutunnistus on seotud kiriku ajalooga ja see on seotud ka esimese ja teise kirikukoguga. See tähendab, just eelmisel aastal oli aastapäev, see Nikaia kirikukogu aastapäev, 1700 aastat. Ja just selle puhul paavst Leo ja patriarh Bartolomeus kohtusid
just seal Nikaias, selles kohas, kus toimus see esimene kirikukogu ja nad koos lugesid usutunnistust, mis oli väga nagu tähtis ühtsuse märk, väga tähtis ühtsuse märk, et paavst ja Rooma paavst ja Konstantinopoli patriarh saavad kokku ja loevad koos usutunnistus. See oli kiriku ajaloos, ütleme, see oli ajalooline hetk. No ma arvan, 100 aastat tagasi see ei oleks olnud võimatu. Ja võimatu. Aga tänu Jumalale, et see ühtsus ei ole nagu täielik, aga ikka see, et paavst ja patriarh loevad koos usutunnistust, see on juba suur asi. Siis miks Nikaia Konstantinopoli usutunnistus? Me teame, et just ristiusu alguses olid erinevad nagu mõtted, kellesse me usume, kuidas uskuda, kas Jumal on isa, kas Jeesus Kristus on tõesti Jumala poeg, kes on Neitsi Maarja, kes on Püha Vaim. Tänapäeval me teame, see on nii kindel usutunnistus, aga tol ajal see oli väga raske. Peame meeles pidama, et tol ajal ei olnud interneti, telefoni ja kui näiteks paavst otsustas midagi, siis võttis palju aega, kui see info näiteks tuli Roomast, ma ei tea, kuskile Germaaniasse või Suurbritanniasse, siis see oli päris nagu pikk protsess, jah. Ja tol ajal olid ka päris palju nagu valesid arvamusi, ütleme, nagu hereesia. Ja näiteks selline hereesia oli arianism. Oli selline preester Arius, kes õpetas, arvas, et Jeesus Kristus ei ole Jumal. Ta mingi Jumala on nagu Jumal või peaaegu Jumal, aga mitte Jumal. Ja just keiser Konstantinus kutsus piiskoppe just Nikaiasse, et koos olla, arutada, mis on see usutõde. Ja just piiskopid, kes tulid siia, otsustasid, et Jeesus Kristus on tõesti Jumala poeg. Ja just see tõde sai see Nikaia usutunnistuse nagu aluseks, jah. Ja see Nikaia usutunnistus on see, mida me loeme pühapäeval, aga mitte terve tekst, vaid see lõpeb sel hetkel, kui me loeme ma usun pühasse vaimusse ja sel hetkel lõppes see Nikaia usutunnistus. Ja just selles kirikukogus, Nikaia kirikukogus just otsustati, et tõesti, Jeesus Kristus on Jumala poeg olemuselt üks oma isaga sündinud, mitte loodud, ja et Jeesus Kristus on tõesti Jumala poeg. Ja Jumal. Aga muidugi tol ajal mõned piiskopid, mõned prestrid ka õpetasid omamoodi. Siis
jälle keiser, see oli vist keiser Theodosius kutsus piiskoppe seekord Konstantinopolisse ja seal toimus teine kirikukogus, oli aastal 381. Väga täpselt. Jah, väga täpselt. Ja keiser, see on huvitav, et keiser, mitte paavst või Konstantinopoli piiskop, vaid keiser. Aga ka peame meeles pidama, et need erinevused tol ajal olid nagu ususõdas, tähendab, see tekitas palju probleeme ka keisririigis, sellepärast keiser tahtis seda kuidagi lahendada ja just kutsus piiskope Konstantinopolisse ja toimus see teine kirikukogu ja see usutunnistuse järgmine osa, ma usun pühasse vaimusse ja nii edasi, just moodustati just seal Konstantinopolis ja sellepärast usutunnistus, mida praegu loeme, mis ajal on Nikaia Konstantinopoli usutunnistus. Kahest kokku pandud. Ja lühidalt. Aga kuidas see apostellik tekkis, kas te seda ka teate? Ja see apostellik usutunnistus on natuke lühem, aga sisu on sama. See apostellik usutunnistus oli juba teisel sajandil, see oli ristimise usutunnistus. See tähendab, kui me teame, et tol ajal ainult täiskasvanud ristiti ja siis oli nagu ristimise usutunnistus, kui keegi tahtis ennast ristida, siis just ristimise või enne ristimist luges seda usutunnistust. Ja see on lühem ja seda nagu moodustati Roomas. See on huvitav ja Roomas ja see oli ristimise usutunnistus. Ja on selline ka traditsioon või legend, et apostlid moodustasid seda. Mõned arvavad, et pühavaimu saatmise päeval nagu pühavaim ilmutas neile seda, aga see on pigem legend, mitte tõde. See usutunnistus oli seotud just ristimisega ja kui inimesed ristiti, siis nad lugesid seda usutunnistust. Ja see on lühem ja see on huvitav, et see näitab, et Jeesus Kristus muidugi on Jumal ja inimene ja seda rõhutab see, mida loeme usutunnistusel, et kannatanud Pontius Pilatuse ajas tähendab, et Jeesus tõesti elas maailmas ja omal ajal ja just Pontius Pilatuse ajal, siis ta on ka oli reaalne inimene ja see on ka huvitav. Ja see usume siis, et apostellik usutunnistus tuli otse apostlitest? Ja oli selline arvamus, aga see oli, kuna arvatavasti seda moodustati teise sajandi alguses, siis me teame, et viimane apostel Püha Johannes suri umbes 95, siis oli väga lähedal ja siis sellepärast apostellik ja ka tol ajal elasid veel need inimesed usklikud, kes kohtusid apostlitega ja siis see traditsioon oli väga elav. See on vahet, kas me loeme pühal missal Nikaiat usutunnistust või apostellikku? Ja soovitus on selline, et pühapäeval oleks ikka Nikaia Konstantinopoli usutunnistus, mis on piduliku muidugi, me võime ka lugeda apostelliku usutunnistus, ei ole probleemi, aga mina ise loete alati Nikaia ja Nikaia Konstantinopoli on pidulikum ja
ja no mulle meeldib ja see on tõesti selline nagu täpne ja pidulikum ja muidugi seda apostoliku ustunnistust me oleme põhimõtteliselt iga päev, kui läheme Roosiperga näiteks või palvedame, siis aga pühapäeva on just see eriline pühapäev, millal loeme ikka ja Konstantinoopoli, mis on pidulikum. Kusjuures sellega on niimoodi, et kui mina veel olin Luteri kirikus, siis ma lugesin ka alati, et suurtel pühadel loetakse Nikaia usutunnistust ja siis ma mõtlesin, et aga minu jaoks iga pühapäev on nagu suur püha ja siis ma mõtlesin, et võiks ju lugeda, aga siis minu meelest on et kui teie peate misat, siis alati loeme nagu Nikaia usutunnistust ja ma pean tunnistama, et see ei ole mul endiselt peas, aga juba peaaegu. Mul on mõned üksikud kohad, kus ma eksin. Aga nii, et see on alati hea harjutada, kui teie peate misat. Aga muidu jah, et see on huvitav tõesti, et minu meelest ka pühapäevad on võrdväärsed nagu suurpühadega. Nii et... Ja no pühapäev on nagu nädalapüha ja nagu nädalapüha ja alati pühapäeval me tähistame Kristuse ülestõusmist ja siis sellepärast mitte ainult ülestõusmispühadel, vaid igal pühapäeval see on tähtis. Aga lähme siis selle juurde, et loeks natukene seda usutunnistust ka ette, seda Nikaia oma näiteks ja proovime, see on küll võimatu teha lühidalt, aga proovime nagu natukene selgitada, millesse me täpselt usume. Ehk siis see algab, et mina usun ainsasse Jumalasse. Et kust me siis teame, kes on see Jumal ja miks teda on üks või et me võime ka võtta kohe katekismuse appi, et katekismuses tegelikult on täpselt kõik need asjad selgitatud. Ja, kõik on täpselt, jah. Aga te kindlasti oskate ka niisama ilma äkki ma soovitan, kui teil või ei ole, siis Jukat soovitan osta ja lugeda. See on katekismus noortele ja ma kasutan seda päris tihti ja ka ise loen eriti kasutan, kui valmistan ette kateheesiks, siis see on suur abi ja see Jukad on sellepärast nagu hea, et muidugi iga katekismus on hea, aga selle katekismuse keel on lihtsam kui tavalise katekismuse keel ja on niimoodi, et on küsimus, vastus ja seletus ja keel on lihtne, siis ma arvan, et igaüks saab sellest aru. Nii, et kes on see ainus Jumal? Ma arvan, et alguses peame rääkima, mis tähendab, mina usun. See on juba mina usun, ja, sest ja mis on usk, ja, mis on usk. Usk on, ma arvan, et kõik teame, et usk on meie vastus Jumalale ja siin meile eeskujuks on Abraham, keda Jumal kutsus ja ta vastas Jumalale ja sellepärast usk on meie vastus ja selline kinnitus, et ma usun mitte ainult Jumalasse, vaid ma usun, et see, mida Jumal meile ütleb, et see, mis on kirjas, et see on tõde, et see on tõesti tõde minu jaoks ja mina usun, jah, ma nagu võtan selle omaks, et jah, Jumal, mitte ainult, et Jumal on olemas, vaid et Jumal tegutseb ja Jumal kutsub ka mind, et ma usuksin temasse ja et ma võtaksin omaks just seda, mida Jumal mulle pakub, annab. Ja see ei tähenda alati, et ma tean kõike, mida ta on ilmutanud, et usk ei tähenda teadmist, vaid seal on ka osa usaldusest ja müsteeriumist.
Ja sellepärast me usume. Ja, Kui me nagu teaksime, siis ei oleks enam usk, vaid mingi filosoofia või mingi õpetus, ja aga me usume. See ei tähenda, et nagu ma ei mõista seda, mida või kellesse me usume, et me peame ka aru saama just sellest, mis on ka usutõed. Ja on selline väljend, et inimene on kapaks Dei, see tähendab, et inimene on avatud Jumalale, inimene on avatud Jumalale ja igaühel on võimalus Jumalale vastata. Ja muidugi me teame, et usk on Jumala kingitus, aga see ei tähenda, et inimene ei saa Jumalat nagu avastada oma mõistusega. Et saame alati natukene õppida. Ja ikka. Kui ei ole mõistust, siis võib olla tõesti fanatism või keegi võib nagu valesti, no näiteks see, mis on islamis, et kui on fanatism, siis see tähendab, et inimene tapab teisi ja muidugi ta on nii fanaatiline selles mõttes, muidugi see ei ole hea. Ja samamoodi ka katoliku kiriku ajaloos olid ka sellised fanatismid ja äärmused, tuli parem sõna, äärmuslik. Ja just see tähendab, et keegi arvas, et just uskub nagu õigesti, aga teda oli selline, et mitte. Ja. Et tuleb võtta ka natuke mõistusega seda kõike. Ikka. Aga siis usutunnistus ongi tegelikult hea võimalus, kuidas õppida ka, et millesse üldse usume. Täpselt. Ehk siis, kui me ütleme, et mina usun ainsasse Jumalasse, siis sellega me väljendame seda, et me usume, et Jumalat on ainult üks. Ja, et Jumal on ainult üks ja Jumal on ainult üks, kui oleks rohkem Jumalaid, siis see tähendab, et Jumal nagu ei oleks, ütleme, kõige väline näiteks. See oleks keegi teine, kes on nagu ja siis Jumal on üks. Jumal on üks selles mõttes, et on nagu üks tõde, et see, mida Jumal räägib meile, et see on tõde, et ainult see, mida Jumal ilmutab meile, see on kõige tähtsam, kõige suurem tõde. Ja näiteks, kui loen pühakirja, see on eriti Moosese raamatutes ja Jumal ise räägib, mina olen üks Jumal, ja meie jaoks see on kõige tähtsam. Ja kui me edasi läheb, et kõige väelisesse isasse, et siis kas Jumalat üleüldiselt, kui me mõtleme üleüldiselt Jumala tähendusele, siis me võiks tavaliselt vist üleüldiselt me teame, et Jumal on alati kõige väeline, muidu ta ei oleks Jumal. Ja. Et Jumal on keegi, kes on kõige vägevam. Ja kõige vägev ja kõige väeline, siis see tähendab, et ta võib kõike teha. Kõike teha ja kõik on tema ja kõik on tema poolt tehtud ja muidugi see ei tähenda, et ta nagu istub kuskil taevas ja ta valitseb nagu kuri vanaisa. Ei, muidugi see ei tähenda. See kõige väelisus tähendab ka seda, et ta hoolitseb maailma eest, ta nagu annab maailma inimeste kätte, et ta kogu aeg on meiega, et tema käes on ikka maailma ajalugu ja nagu see kõige nagu
ilusam või kõige suurem see kõige välisuse väljend on tema armastus ja halastus. Ja just ta lõi maailma ja inimese armastuse pärast. Ja muidugi Jeesuses Kristuses ta ilmutas oma armastust, jah. Täiuslikult, jah. Täiuslikult armastust. Ja kust me teame, et ta on isa või miks me ütleme, et Jumal on isa? No see on ka huvitav, sest näiteks Vanas Testamendis me ei leia seda, et Jumal on isa, pigem ta on issand või kuningas ka. Aga just Jeesus Kristus ütles meile, et Jumal on isa. Ja just tema isa ka. Tema isa ka meie isa. Kui jüngrid palusid teda, õpeta meid palvetada, nii nagu Johannes õpetas oma jüngreid ja Jeesus ütleb, kui te palvetate, ütlete meie isa ja Abba, isa. No, Abba tähendab hebrea keeles isegi issi, see on väga südamlik, väga selline nagu hellitav sõna. Ja, issi. Et Jumal on nii lähedal, ta ei ole kuskil kaugel, vaid on meile nii lähedal. Ja edasi tuleb see osa, kus me ütleme, et ta on looja, ehk siis taeva ja maa ja me lisame veel kõige nähtava ja nähtamatu loojasse. Et mul on küll küsimus, et kuidas me teame, et Jumal on looja, põhimõtteliselt jälle piiblist on nüüd, ütleme, et Jumal on looja. Piiblist, aga ka nagu maailma ilust. Ja sest kui maailm on nii ilus ja on mitte ainult just need nähtavad olendid, vaid ka nähtamatud, näiteks inglid, hing, armastus, emotsioonid, see on ka nähtamatu ja nähtamatud asjad. Ja see tähendab, et Jumal on nende asjade looja. Ja näiteks kui me vaatame maailma, kui näeme, kui ilus see on, siis kui hea peab olema just see, kes on selle loonud ja siis just maailma ilu ja kaudu me näeme, et selle looja peab armastama. Ja peab olema väga vägev. Ja meie usume just, et Jumal on loonud. Ja Jumal on loonud ja see on ka huvitav, et Jumal on loonud ei millestki. Nagu loeme piiblis, ei ole mitte midagi ja Jumal on olnud maailma ei millestki ja see tähendab, et tema on tõesti looja ja ta just on olnud maailma armastuse pärast ja et inimene on nagu maailma loomise kroon, kõige tähtsam loodu ja miks, sest ainult inimesel on hing. Ja Jumal on kõige väline, siis see tähendab, et ta võib kõik, aga kõige teha, aga mitte niimoodi, et nagu midagi hävitada, vaid et seda kaitsta ja hoolitseda just maailma eest, ka inimeste eest ja see, mis seda nagu näitab, on maailma loomine ja Jumal on tõesti kõige väline. Ja peale seda loomist me ütleme edasi, et ja ainsasse issandasse, Jeesusesse Kristusesse, aga võib-olla ainsasse issandasse
ja, on juba vaja selgitada. ja no see tähendab, et Jeesus Kristus Jumala pojana on ka issand, ja see on nagu väga vana, nagu kuidas ütleme, Kristuse nimi, et Jeesus Kristus on issand kreeka keeles Kyrios, ja kui näiteks missa ajal laulame Kyrie eleison, issand halasta, ja see oli üks esimesi nagu Jeesuse titel, nimi, et tema on issand, see tähendab, et seda ka loeme kirjas, et Jumal isa nagu on andnud talle kõike, ja see tähendab, tema on meie issand. Ja on ainus, ja see tähendab, ta on ainus Jumala poeg, ei ole teisi. Kõige tähtsam on see, et muidugi Jumala poeg, Jeesus Kristus sai inimeseks, aga ka, et ta suri ristil, tõusis surnuist üles, ja just selle kaudu, ülestõusmise kaudu ta näitas, tema on issand, sest Jeesus Kristus, Jumala poeg, oli ainuke, kes tõusis surnuist üles. Ainuke. Ja. Nii et ainsasse issandasse Jeesusesse Kristusesse, kes oli, ja nüüd edasi tuleb Jumala ainusündinud pojasse. Ja või ma ütlen veel, Jeesus Kristus on ka tähtis, nagu me teame Jeesus Kristus, aga mis tähendab Jeesus? Mis tähendab Jeesus? Jeesus tähendab Jumal on päästja, Jumal päästab, ja Jumal on päästja, Jeesus. Ja Kristus ehk Messias tähendab salvitud, ja sellepärast me oleme kristlased ehk salvitud. See tähendab, et ristimise kaudu oleme ka salvitud. Ja, nii et Jeesus Kristus Jumala ainusündinud pojasse. Ehk siis nüüd tuleb see koht, kus ütleme, et ainusündinud poeg. Ja ainusündinud poeg, ainusündinud poeg, teisi ei ole, ja tõesti Jeesus Kristus on Jumala poeg, ja edasi on ja sündinud. Kes enne aegade algust isast on sündinud. Isast on sündinud, see tähendab, et Jeesus Kristus ei ole, Jumala poeg ei ole loodud, vaid sündinud, ja see on väga tähtis, kui räägime kolmainsusest, ja et kolmainsuse nagu relatsioonid, ja et isa sünnitab Jeesuse, isast ja pojast lähtub püha vaim, ja aga see on juba järgmine teema, ja. Kolmainsus, aga tõesti, et ta on ainusündinud enne aegade algust, et kui ta sündis ikkagi Maarjast ja aegade ajal, täpselt, ja. Kuidas ta on sündinud enne aegade algust? Ja see tähendab, et me teame, et nagu Jumalal ei ole ajalik. Ja see on kuidagi omamoodi, ja ma ise ei tea, kuidas see on, ja aga see tähendab, et Jeesus Kristus on sündinud, ja me ei tea millal, aga teame, et on sündinud, see tähendab, et kõige tähtsam on see relatsioon, on isa ja poeg, ja kuna taevas ei ole nagu aega nagu siin, siis isegi seda on raske seletada. Ja. Eriti kuna tegelikult ka Piiblis selles loos on ju öeldud, et esiteks ta tuleb Jumala juures, et ta on juba olnud Jumala juures, et ainult mina olen tulnud. Ja, ta on just enne aegade algust. Ta oli juba olemas. Sest et ta on üks isaga ja siis ta tuleb maale. Ja ka võib-olla see, et ka apostel Johannes on evangeeliumis kirjutanud, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, ja tegelikult sõna all ta mõtlebki Jeesust. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja. Ehk siis võib-olla ka kuidagi. Ja siis kõige tähtsam on see, et just selles nagu usu tões, et Jumala poeg on
sündinud enne, kui maailm Üldse oli. ja üldse oli. Jeesus Kristus oli alati, Jah. oli alati. No, selles on nagu raske aru saada, aga ta Müsteerium. oli, see on müsteerium. Ta oli alati lihtsalt, Jah. on olnud alati. Ja kui Jumal ise on ka igavene ja ta on armastus ja ta on ilma ajata ja ta on kõige väline, siis ja Jeesus on ka Jumal, siis ja ongi. alati, jah. Alati. Ja just need relatsioonid on just väga tähtsad, sest nad seletavad just kuidas, ütleme, tegutseb kolmainsus ja üldse, jah. Ja see on ka võib-olla sellega haakub, et Jeesus ise ütleb ka vist piiblis või üleüldiselt seda öeldakse, et Jumal on ainukene päriselt, et ta on. Et ta on ainukene, kes ta on. Ta on. Et meie ei ole selles mõttes. Ja Jumal päriselt, on. Aga Jumal on alati. Jah. Ka jällegi üks suur müsteerium, aga see ongi. No seda on tõesti nagu raske mõista, kuidas on võimalik, kui meil on alati algus ja lõpp. Algus ja lõpp. Aga Jumal on, lihtsalt on. Jah. Nii, aga edasi läheb ka põnevalt, et Jumal Jumalast, valgus valgusest. Tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Ja see on just Jeesuse Kristuse kohta ja see rõhutab seda, et on Jumal. Mitte ainult inimene. Mitte ainult inimene ja Jumal, et ta on ka valgus ja see on ka huvitav, et ta on valgus mitte nagu füüsiliselt valgus, vaid vaimselt, sest me teame, et see on ka Püha Johannese proloog ja et sõna oli valgus, kes nagu valgustab inimese ja see valgus on seotud pühadusega või puhtusega ja valgus. Ja me teame, et pimedus on seotud patu saatanaga ja valgus on alati seotud Jumalaga, pühadusega. Ja edasi läheb ka tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Miks on eraldi, et Jumal Jumalast ja siis veel tõeline Jumal tõelisest Jumalast? No see rõhutab seda tõde, et Jeesus Kristus ei ole nagu Jumal või natuke Jumal, aga tõesti tõeline, ta on Jumal ja just see alguses ma rääkisin arianismist, Ariusest ja ta õpetas, et Jeesus ei ole Jumal, vaid nagu täiuslik inimene, aga mitte Jumal ja see usutunnistus just nagu rõhutab seda, et tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Sest et ikkagi meie usume, et Jeesus on 100% Jumal, aga 100% inimene ka. Inimene ka ja pärast. Tuleb. Et sündinud, mitte loodud. Sellest me juba natuke rääkisime. Nii, kuhu me jäime, sündinud, mitte loodud. Olemuselt üks oma isaga, kelle läbi kõik on loodud. Põhimõtteliselt, mida te just ütlesite. See tähendab, et on Jumal ja nii isa kui poeg on Jumal. Üks Jumal. Isaga, kelle läbi kõik on loodud, ehk siis nagu me juba rääkisime. Ja see on nagu see koos töös selles maailma loomises. Meie inimeste pärast ja meie õndsuseks on ta taevast tulnud. Võib-olla jääme korra siia. No siis see on see konkreetne fakt ja Jumala poeg sai inimeseks. Ja see on tähtis inimeste pärast ja sest nagu me rääkisime, Jumal on maailma loonud just armastuse pärast ja samamoodi armastuse pärast ta läkitas oma poja, et ta lunastaks inimesi ja sest me teame, see on ka lunastustöö, et esimesed inimesed tegid päris pattu, pärast seda
taevas oli suletud, oli suletud ja sellepärast Jumal lekitas oma poja maailma, et ta päästaks inimesi. See tähendab, et tema kaudu inimene saaks taevasse. Päästetud ja taevasse just. Et meil oleks see tee. Ja. Jah, ehk siis, et meie inimeste pärast, ehk siis ta tuligi meie inimeste pärast, meie õndsuseks on ta taevast tulnud, püha vaimu läbi neitsist Maarjast lihaks saanud. Ehk siis... No see on ka evangeelium, kui ingel Gabriel kuulutas Maarjale, et ta saab pühas vaimust ja neitsi Maarja võttis vastu Jumala kutse ja ta ütles, sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja seda neitsi Maarja oli valmis vastu võtma Jumala sõna. Ja see lõpeb see osa niimoodi, et ja on saanud inimeseks. Just, see on väga tähtis, et Jeesus Kristus on Jumal, aga ta on ka inimene. Tal oli reaalne keha. Füüsiline keha. Ja füüsiline keha. No mõned arvasid, et see oli mingi nagu kuidas mitte päris nagu füüsiline, mitte reaalne ja olid sellised arvamused, ja. Aga just kirik rõhutab seda, et ta on tõeline Jumal ja tõeline inimene. Sellepärast näiteks ta kannatas, ta suri, ta nutis, ta oli päris inimene, tema keha oli nii nagu meie. Ta kannatas ja kahtles ka. Kannatas, selles mõttes, et... temale või ta ei ole pattu teinud ja sellepärast, aga näiteks ristil ta küsib, isa, miks, ja isa, miks või kui ta palvetas enne surma Getsemani ajas ja isa, kui võimalik võtta just. Selle lõigu ajal me ka tegelikult peaksime kummarduma alati. Siis see lõpeb sellega, et ja on saanud inimeseks, aga täpselt kust see algab, kas see sündinud, mitte loodud juba peaks kummarduma või see, kus on, et meie inimeste pärast. Ja meie inimeste pärast ja siis me kummardame, siis me just sel hetkel me kummardame Jumalat, aga ka nagu just selle kaudu oleme tänulikud ka Jumalale, et ta andis oma poja, just. Ehk siis see on nagu tänuavaldus ja austus ka. Ja austus, ja näiteks jõulumissal me põlvitame, sel hetkel me põlvitame just. Jah, sest et see on sündmus. See sündmus, ja. Kui Jeesus sai inimeseks, Jumal sai inimeseks tänu Maarjale või Jumalast Maarja kaudu. Edasi läheb nii, et kes meie eest on risti löödud Pontius Pilatuse ajal, ehk siis räägib kõik endiselt Jeesusest, kellesse me usume. Ja siis see räägib selles, et tõesti Jeesus suri ristil, kannatas. Kannatanud ja maetud. Kannatanud ja maetud ja see on tõde ja see toimus Pontius Pilatuse ajal. See näitab, et tõesti Jeesus elas siin maailmas ja isegi ta kohtus Pontius Pilatusega just enne surma. Ehk siis mõeldi seda, et siis, kui Pontius Pilatus oli see
maavalitseja, ei, mis ta oli? Kohtumõistja, valitseja? Ei, ta oli see Palestiina nagu prefekt ja no valitseja ja Rooma keisri nagu kuidas alluv ja ametnik, kes valitses just tema nimel seal Palestiinas. Ehk siis tema oli see, kes nii-öelda otsustas. Tema otsustas ja tema otsustas ja. Aga tema ise ütles, et mina pesen selles. Ja just, aga no ikka ja põhimõtteliselt see oli nagu tema otsus. Ta võis öelda, ei, ma ei ole nõus, aga no ikka rahvas tahtis ja see oli ka selline nagu poliitiline asi, et nagu juudi rahvas ei olnud lihtne tol ajal. Siis lihtsalt Pilatus tahtis rahu oma riigis, oma territooriumil. Ehk siis põhimõtteliselt see osa räägib jälle evangeeliumist, et millesse me usume, et on risti löödud Pontius Pilatuse ajal, kannatanud ja et ta maetud. See on ka tähtis ja et tõesti Jeesuse keha oli havas. Tõesti oli havas. Ja siis 3. päeval surnuist üles tõusnud. Ja see on ainult Jeesus Kristus oli see, kes tõusis surnuist üles. Ainult Jeesus Kristus ja 3. päeval ja me tähistame seda just ülestõusmispäeval. Ja see on meie jaoks, kristlaste jaoks on kõige tähtsam sündmus. Sest see ongi see meie pääsetee. Täpselt, ja. Ja me saame iga pühapäev siis nende sõnadega me lihtsalt kinnitame, et me usume. Ja, me usume ja ka pühapäeval me tähistame seda, me tähistame Kristuse ülestõusmist just pühapäeval. Ja. Nagu ütlevad pühad kirjad taevasse läinud. Et siin ma alati mõtlen ka, et me usume seda, et nagu ütlevad pühad kirjad, et miks see on siia lisatud, et nagu ütlevad pühad kirjad. No see on, ma arvan, selline kinnitus, et see on tõesti tõde, mitte mingi, ma ei tea, legend, vaid see on tõde ja me ka kinnitame, et me usume seda, mis on pühas kirjas. Mis on pühas kirjas ehk piiblis, ja. Nagu ütleb pühad kirjad, taevasse läinud, me usume, et ta läks taevasse. Ja siis 40 päeva pärast ülestõusmist Kristus läks taevasse. No sel ajal ülestõusmise ja taevasse minemise vahel Jeesus kohtus jüngritega. Ja oma jüngritega ka sõi nendega, rääkis nendega just 40 päeva ja 40 päeva pärast ülestõusmist ta läks taevasse. Läks päriselt taevasse. Päriselt taevasse, ja. Ja nüüd tuleb huvitav, et me ütleme, et istub isa paremal käel ja tuleb taas oma kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kus me teame, et ta istub oma isa paremal käel? No see on huvitav, aga muidugi, kuna Jeesus on issand ja kõiksuse või universumi kuninga, seda kirikupüha me tähistame novembri lõpus, siis see tähendab, et paremal käel, me teame, et kui keegi on paremal käel, on nagu parem käsi ja see tähendab nagu isa nimel, ta valitseb ikka, ta on valitseja, mitte nagu tavaline kuningas, vaid valitseja selles mõttes, et tema õpetus, evangeelium, seadus on just selle kuningriiki nagu seadus. Nagu seadus, ja. Siin isegi ütleb lõpus veel, et ja tema riigil ei ole lõppu. Ei ole lõppu. Ehk siis meie usume, et Jeesus istub oma isa paremal käel ja tuleb taas oma kirkuses kohut mõistma ja me usume, et ta tuleb taas. Tuleb taas, ja. Mida see tähendab? See tähendab, et Jeesus Kristus tuleb, ma ei tea millal, nagu ta ise ütles
evangeeliumis, et isegi tema ei tea, millal see ajastu lõpp ehk tema taastulek toimub, aga me teame, et see toimub ja tuleb kohut mõistma ja elavate ja surnute üle ja ta rääkis ka selles evangeeliumis ja et kui tuleb see ajastu lõpp, siis on selline kohut mõistmine ja et Jumal nagu eraldab ja kuidas neid, seal on lambad ja kitsad ja. Et see tähendab, et need head inimesed ja halvad inimesed, aga ikka, et see toimub ja et see toimub, see kohus ikka toimub. No see on see viimane kohus ja viimane kohus, kui Jeesus tuleb taas, sest pärast meie surma toimub ka kohtuotsus ja kohtuotsus ja see on ka no, tähtis, aga just viimasel päeval, see tähendab, kui Jeesus Kristus tuleb uuesti, siis toimub ka surnute ülestõusmine, sest nii nagu Kristus on üles tõusnud, samamoodi meiegi tõuseme surnuist üles ja elame igavesti Jumalaga. Kas see, et me elame igavesti Jumalaga, tähendabki seda, mis me järgmisena ütleme, et ja tema riigil ei ole lõppu? Ja. See tähendab, et noh, see Jumala riik või Jumala kuningriik no, on no, taevas või kirig on juba, kirig on nagu, kuidas selle riigi pilt. Aga tema no, see kuningriik on ikka taevas ja ei ole lõppu. Ei ole lõppu, siis see tähendab, et elame igavesti Jumalaga. See on nii, just see lootus. Ja edasi läheb, et mina usun pühasse vaimusse, issandasse, kes elu annab, aga võib-olla kõigepealt usun pühasse vaimusse. Ja. Kolmainsuse kolmas isik. Ja, see on püha kolmainsuse kolmas isik, kes nagu loeme edasi lähtub isast ja pojast ja ta on ka issand, see on tähtis. Issandasse. Ja, et tema on, et püha vaim on ka issand. Ja, kes elu annab. Kes elu annab selles mõttes, et ta annab meile nagu vaimse elu ja nagu loeme Piiblis näiteks püha vaimuta ei saa öelda, et Jeesus Kristus on issand. See tähendab püha vaim nagu, või usk tuleb püha vaimu kaudu. Ja. Tema annab meile tegelikult. Tema annab just meile nagu vaimse elu. Ja. Ehk siis me usume, et püha vaim on ka Jumal. On ka Jumal ja no ütleme, et kolmas isik, aga no Jumal ise on esimene, Jeesus Kristus teine ja püha vaim on kolmas isik. Aga ikka see tähendab, et just kolmaisuses on nagu oma, no kuidas öelda, funktsioonid ja et isa on looja, poeg lunastaja ja püha vaim just eluandja ja siis see, kes annab elu. Aga no vaimses mõttes muidugi. Annab meile usku, lootust, armastust, aga tema annab ka püha vaimu annid, öeldakse. Ja siis samamoodi ja see on seotud meie vaimse eluga, aga see, mis on tähtis, et püha vaim nagu on tegutsenud lunastustöös ja prohvetid või mitte ainult prohvetid, vaid pühakirja autorid. No, me teame, et Jumal on pühakirja autor, aga ikka inimesed kirjutasid just püha vaimu inspiratsiooniga ja see on tähtis ja see on püha vaimu kaudu, et just
Jeesuse ristimise ajal just ilmnes püha vaim, just tuvi, ja see tähendab, et püha vaim oli kogu aeg Jumala rahvaga ja ka Jeesusega tema missioonis. Ja me usume ka praegu tegelikult, et ta tegutseb ja tema on see, kes muudab näiteks ka leiva ja veini ihuks ja vereks. Just kui on pühamissas, siis preester just palvedab, et püha vaimu läbi need saaksid Kristuse ihuks ja vereks ja püha vaim nagu tegutseb igas sakramendis, nii ristimine, kinnitamine ka pihisakramendis. Püha miss on kõik, me kutsume püha vaimu, et just tema kaudu see nagu kuidas sakrament saaks pühitsetud just, mitte prestriväe kaudu, vaid püha vaimu. Ja öeldakse ka, et püha vaim on see, kelle abil ja kelle kaudu saame meie suhelda nagu ikka on. Saame muidugi ka otse kõigi kolme. Ja on ka Piiblis, ma ei mäleta täpselt, mis kiri, see püha Pauluse kiri, et kui me ei tea, kuidas palvetada, me ei oska, siis püha vaim tuleb appi. Ja, just. See on nii ilus ja see on ka mind nagu isiklik kogemus, aga väga tihti ma just palvedan püha vaimu poole. Eriti kui on raske ja ta alati aitab ja lahendab probleemid, kui tulevad ja siis ikka püha vaim tegutseb ja aitab ja. Nagu Jeesus ka ütles, et ma saadan teile lohutaja. Täpselt ja püha vaim, kes on lohutaja, meie kaitsja, see parakled ja see sõna, mis tähendab lohutaja, kaitsja, advokaat ja tõesti Jeesus Kristus on saatnud meile püha vaimu ja see toimus just püha vaimu saatmise ajal neli pühal ja kui apostlid kartsid, ei tahtnud mida teha pärast Jeesuse surma ja nad võtsid vastu püha vaimu ja hakkasid rääkima erinevates keeltes ja ei kartnud enam evangeeliumi kuulutada ja siis tõesti püha vaim annab elu selles mõttes, et ta nagu julgustab meid, et me usuksime, et me kuulutaksime evangeeliumi ja katoliiklased just kogevad seda kinnitamissakramendi kaudu ja just kinnitamissakrament on see sakrament, kus me võtame vastu püha vaimu. Püha vaim tugevdab meie usku ja just tema abil oleme valmis olema usu kaitsjad ja Jeesuse Kristuse nagu sõdurid. Ja, nii et usume pühasse vaimusse, issandasse, kes elu annab, kes isast ja pojast lähtub, millest rääkisime, ja keda koos isa ja pojaga kummardatakse ja austatakse. Ehk siis me austame neid kõiki kolme. Ja neid kõiki kolm, sest nemad on üks Jumal. Kolm isikud, aga üks Jumal. Ning kes on kõnelenud prohvetite läbi, nagu ka juba tegelikult mainisime. Ja prohvetid, tegelased, kes on kes kirjutasid pühakirja raamatuid ja mis praegu on Piibli osad ja nagu Piibli kaanon. Need on olnud siis inspireeritud. Ja kirik on seda kinnitanud, et need kõik pühakirjad on kirjutatud just püha vaimu inspiratsiooniga või inspiratsiooni all. Ja siis on mõeldud kõiksuguseid prohveteid, kes on olnud Vanas Testamendis ja igal pool. Ja siis
pühakiri, see piibel, mis on olemas praegu, just need kirik kinnitab, et need kõik raamatud on just kirjutatud püha vaimu inspiratsiooni all. Ja viimane osa on, et mina usun ühte ainsat püha katoliiklikku ja apostlikku kirikut. Et no kuidas, et mina usun ühte ainsat, miks ühte ainsat? No kirik on üks, ei ole nagu mitu kirikut, isegi kui kahjuks tänapäeval kirik on kuidas on nagu palju erinevaid kogudus. No ja ütleme palju kogudusi, aga ikka kirik on üks. Miks? Sest Jeesus Kristus tahtis, et kirik, see tähendab tema rahvas, Jumala rahvas oleks üks. Ja põhimõtteliselt on üks, sest on üks usk, üks Jeesus Kristus ja üks ristimine. Ja kuigi on näiteks katoliku kirik ja õigeusu kirik, luteri kirik, ikka ristimine on sama, ristimine on sama, pühakiri on sama, meie isa palve on sama ja siis ja. Aga kombed on natukene. Ja mõnikord ka õpetus natukene. Mõnikord õpetus, aga ikka kirik on üks, sest Jeesus Kristus tahtis, et kirik oleks üks. Jah, ta on öelnud, et olge siis ühtsed ja. Nii. Ja püha, sest me usume, et kirik on püha. Ja kirik on püha, miks? Sest Jeesus Kristus, kes on kiriku asutaja, on püha. Ja see on nagu ja veel väga tähtis siis on see, et meie nagu elu eesmärk on pühadus, siis me ise peame pühad, see tähendab kiriku liikmetena peame pühad olema. Ja siis katoliiklikku ja apostlikku kirikut. Katoliiklik tuleb selgitada. Ja katoliiklik ehk ülemaailmne, see tähendab katoliiklik tähendab, et kirik on igal pool maailmas, ongi nii, et on igal pool, ma arvan, igas riigis on vähemalt üks inimene, kes on kiriku liige. Ja et kirikus on kõik nagu vahendid, et olla päästetud. See tähendab seda apostellikku või? See tähendab katoliik. Ja, katoliku või katoliiklik. Et see on ülemaailmne ja seal on olemas kõik vahendid, et olla päästetud. Ja apostellik? Apostellik, sellepärast, et kiriku nagu vundament on apostlid ja me usume just sellesse, mida apostlid on meile õpetanud, andnud ja andnud kaasa ja usume, et see on jätkunud. Ja apostolik tähendab ka seda, et meie ise oleme apostlid, see tähendab meie missiooniks on ka evangeeliumi kuulutada. Apostolikku kirikut. Tunnistan ühte ainsat ristimist pattude andeks andmiseks. Ja siis me tunnistame, usume, et just ristimise kaudu kõik patud on andeks antud ja puhastatud, eriti päris patt. Just, et ristimine vabastab meid päris patu haavast. Ja täpselt päris patust ja ka igast patust, mida oleme varem teinud. Ehk siis me tunnistame seda, et üks ainus ristimine on vajalik. On vajalik, ja et ei tehta rohkem ristimisi kui üks. Ainult üks ristimine. Ja muidugi on ka seegi ei ole seotud selle teemaga, aga on ka nagu võimalused, kui ristimata inimene on päästetud. See on üks selline olukord on vereristimine.
see tähendab, kui keegi annab oma elu Kristuse eest või usu eest, on kirikuõpetuse järgi on võimalik, et see inimene saab päästetud. Või kui keegi on katehumeen, see tähendab valmistab ette ristimiseks ja näiteks sureb enne ristimises, see tähendab, et see igatsus on juba olemas. Ja nad on nagu juba olemas, ja. Ja see ristimine peab olema just, öelge, kuidas on kõige õigem, et see peab olema... Ja õige, ja et ristimine oleks kehtiv, on vaja 2 asja. Esimene on vesi, peab olema puhas vesi, see tähendab, kui on ristimine, peab kasutada päris vett, mitte mahla või piima. Ja sõnad, mina ristin sinu isa ja poja ja püha vaimu nimel. See on tähtis, mitte nii, et mina ristin sinu poja nimel, vaid isa ja poja ja püha vaimu nimel. Kord vist mõne aasta tagasi oli selline olukord, et mees sai preestriks ja kui ta oli juba preester, ta mõtles, ma vaatan videod minu ristimisest, ja filmi minu ristimisest juba tol ajas oli kuskil 80ndate lõpus, kaamerad olid olemas. Ja ta vaatas ja preester ütles, mina ristin sinu kolmainsuse nimel. See oli diakon, vabandus, diakon. Seda ma ristis valesti. See tähendab ristimine. Ei olnud kehtiv kinnitamine, sakrament, prestriks püütsemine ei kehti. Siis ta pidi uuesti alustama kõike. Aga muidugi see läks kiiresti. Sest et õppinud ta ikkagi oli. Ja kõik korraga, aga oli selline juhtum. Vot, kõike võib juhtuda. Ja viimane lause on: ootan surnute ülestõusmist ja igavest elu tulevasel ajastul. Ja siis me rääkisime sellest surnute ülestõusmisest, see tähendab, et ajastu lõpus, kui Jeesus Kristus tuleb taas, siis meie kehaga, mitte hingaga keha tõuseb surnuist üles ja sellepärast Jeesus tõusis surnuist üles. Ja me osaleme just Jeesuse Kristuse elus selles müsteeriumis. Ja ootamegi seda ülestõusmist ja igavest elu, nagu ka juba mainisime. Ja siis meie usu eesmärk on just igavene elu taevas, see tähendab Jumala juures, mitte pilvedes, vaid Jumala juures ja Jumala juures ja see on kõige tähtsam, et taevas oleme Jumala juures Jumalaga ja me näeme Jumalat palgest. See on tähtis. Ja see ei pruugi olla nagu taevas, vaid pigem selline hingeseisund võib-olla öeldakse ka. Ja taevas, see on ka nagu usu müsteerium, sest kirik õpetab, et taevas ei ole ruum, nagu oleme siin ruumis ja kõik istuvad kuskil ühes ruumis, aga pigem see on hinge nagu, kuidas? Seisund, õige sõna ja seisund. Kui toimub ihu ülestõusmine, siis meie hing ühendab kehaga, aga see on ka müsteerium ja see võib olla see uus taevas ja uus maa. Ja me kõik kohtume seal ka taevas. Siis kõige viimane sõna usutunnistusel on aamen. Aamen. Võib-olla te korra lihtsalt ütlete, mida tähendab aamen, sest me ütleme seda alati palju, iga palve lõpus, aga mida see tähendab? Ja mõnikord arvame, et see aamen on natuke selline lisasõna ja ei ole tähtis, aga see on tõesti väga tähtis sõna ja kui palvetame, siis tavaliselt palve lõpus ütleme aamen, see tähendab, et võtan selle omaks, tõesti usun seda ja tahan selle järgi elada. Ja palve lõpus samamoodi. Ja palve lõpus samamoodi ja aamen, see tähendab, see on minu palve, ma usun
et Jumal võtab kuulda ja et ja ma tõesti ma usun ja ma usun seda ja see palve on tõesti no ka minu sõnad või sõnad, mis on minu jaoks tähtsad ja. Et ma tunnistan neid päriselt. Ja ma tunnistan neid ja sest no me teame, et palve ei ole ainult teksti lugemine, vaid meie terve keha peab palvetama või selles palves nagu osalema. Kas see otsetõlge on ka mingi sellele sõnale, et aamen? Aamen on nagu sündigu või olgu nii. Olgu nii. Ja just, ma olen ka kuulnud, et olgu nii. Ja viimane sõna on seesama usutunnistus on nagu ladina keeles nii-öelda seal, mis sa vormis on credo. Credo, ehk siis see tähendab mina usun. Credo tähendab mina usun ladina keelest, just mina usun credo. Me kasutame ka seda credo lihtsalt, kas Nikaya Konstantinopoli credo. No just kui räägime credost, siis pigem see on see just Nikaya Konstantinopoli usutunnistus, see on see credo ja credo. Eriti kui laulame seda ka. Eriti kui laulame ja kui laulame ladina keeles, siis alati algab just credo in unum Deum Patrem omnipotentem. Just. Ja nii edasi. Ja nii edasi. Väga hea, just. Aga sellega usutunnistusest me jõudsime lõppu. Ja viimane küsimus on meil alati see, et kas teil on seekord ka midagi julgustavat öelda noortele inimestele ja üldse kõigile kuulajatele, kes... Ja, ikka. See on minu sõnum, aga ka minu isiklik kogemus, et mida vanem ma olen seda ma tunnen, kui tähtsad on usutunnistuse sõnad. See ei ole ainult palve või mingi tekst, aga tõesti, et me peame need sõnad omaks võtma ja ma julgustan ka teid, kui te loete kas kredod või apostolikku usutunnistust, siis mõelge selle peale, et kui suur kingitus meil on, et me tõesti usume Jumalasse, et me oleme saanud selle kingituse ja et me oleme vastanud sellele Jumala kutsele ja see on tähtis siis võib-olla kui meid kuulevad, vaatavad noored või mitte ainult noored, kes mõtlevad just äkki olen usklik või ei ole, äkki tahan kristlaseks saada, siis ärge kartke, sest usk on suur kingitus ja nagu ütles paavst Benedictus 16, kes usub mitte kunagi ei ole üksi. See on väga ilusad sõnad, kes usub ei ole mitte kunagi üksi, sest Jumal on temaga. Aitäh ja ma pean ise ka nõustuma sellega, et vahel on, kui sul tuleb meelde päeva jooksul kas või, et kui ma ütlen usutunnistust, et millesse ma usun, siis tõesti vahepeal me ütleme neid sõnu ilma mõtlemata ja kui me mõtleme, et ma usun kõige väelisesse isasse, siis ma mõtlen, mul on kõige väeline isa. Ja, täpselt. Ja ma soovitan, kui te palvetate hommikul või õhtul, siis lugege ka usutunnistust ja see on selline nagu see tähendab, et ma muidugi kinnitan seda, et usun, aga ka selle kaudu ma annan minu elu Jumala kätte. Aitäh. Aitäh. Tulemast ja neid sõnu ütlemast. Aitäh. Aitäh.